Loomade varjupaikadel on pidevalt kitsas käes, sestap on osad neist seljad kokku pannud. Täna kuuluvad varjupaikade MTÜ-sse Pärnu, Viljandi, Valga, Võru ja Lääne-Virumaa kodutute loomade varjupaigad. Kuidas teil läheb praegu? See on kahe otsaga küsimus, et loomade varjupaikadel senikaua, kui nad olemas on, ei saa kunagi hästi minna juba ainuüksi sellepärast, et nad peavad olemas olema. Aga muidu ma arvan, et meil läheb hästi. Meil on väga head töötajad, tublid vabatahtlikud ja loomad leiavad ilusasti kodud. Kuidas on nüüd loomadega? On nende arv suurenenud, vähenenud, kas ühiskonna teadlikkus tõuseb ja langeb? Ma ei tea, kuidas hulkuvate loomade arvuga on ausalt öeldes. Ma loodan, et ta väheneb, aga varjupaika jõudvate loomade arv ikkagi praegu suureneb veel. Sellepärast, et mida rohkem inimesed meid usaldavad, seda rohkem ka tänavatelt loomi varjupaik satub. Et kunagi võib-olla, kui varjupaik oli väga kole koht, siis inimesed pigem üldsegi ei helistanud ja võtnud ühendust, et las need loomad olla tänaval. Aga praegu ikkagi üldiselt helistatakse varjupaika, kuskil mõni loom oma pead ringi jookseb. Eelloetletud varjupaigad ja Tartu koduta loomade varjupaik on ka Eestimaa Loomakaitse Liidu liikmed. See kohustab neid järgima ka hoolivuse ja halastuse põhimõtteid. Kuidas selle eutaneerimisega on? 14 päeva ja kasti või püüate pikemalt hoida? Me ikka püüame pikemalt hoida, et otsime ikkagi kodu, et nii kuidas saame, et otsime hoiukodusi, et see hoiukodud ongi meie puhver. Aga paratamatu on see ka, et ikkagi mingi protsent eutaneeritakse. Kõige staažikam hoolealune oli üks kast teil, see oli siin lausa vist 7-8 aastat. Jah, oli küll, aga sai koju. Sai koju, ta oli ju tige kui kurat. No näete, et annab ümber õpetada. Omavalitsustele on reeglina loomade varjupaigad pinuks silmis ning võimalusel püütakse neid ikka ja jälle pügada. Enamasti me oleme ikkagi omavalitsuste jaoks nagu selline huvitegevuse klubi, kes mitte ei paku nendele väga vajalikku avalikku teenust, vaid lihtsalt nunnutab siin kasse ja koeri, et nad ei näe nagu päriselt seda vajadust. Nii nagu see tegelikult on, et kui nad oma valijatelt või siis elanikkonnalt küsiksid, saaksid nad kindlasti hoopis teistsuguse vastuse. Kahjuks nii ta on, et üsna teisejärguline küsimus on see. Ei, no mis teise? 42, oleme ausad. Ma jah, ei ole lugenud, aga võib olla 42 järguline. Ühise mütsi alla koondunud varjupaikadel läheb vaatamata närusele majandusseisule siiski suhteliselt hästi. Olukord ei ole hull mitte kuskil. Et sellest ajast oleme me ka ammu möödas, kus varjupaik on mingi meeletult kole koht, kuhu keegi minna ei taha, sellepärast et ei ole. Et igal pool on täitsa okei, et loomulikult on meil vaja vabatahtlikke ja on meil vaja annetusi selleks, et loomi näiteks ravida, mis on nagu väga suur osa meie kuludest, on ravikulud. Ja kõige rohkem on vaja inimesi, kes tegeleks nende loomadega, sest tegelikult kõige rohkem on neil ikkagi puudu, nendel koertel on inimkontaktist ja kassidel puudu. Et keegi nendega jalutaks, et keegi lihtsalt, nad on sotsiaalsed loomad, ega siis söök ja jook ei ole need asjad, mis looma õnnelikuks teevad. Need on vajalikud, aga need ei tee neid õnnelikuks. Ilma sõprade ja sponsorite abita oleks taevas varjupaikade kohal mõistagi pilvisemast pilvisem. Jah, vabatahtlikud ja annetajad ja sponsorid, et oleme ise käinud küsimas, nii näiteks nagu Nestle Purina toetab meid loomatoiduga. Selliseid muresid meil enam ei ole tänaseks päevaks. Nestle tegelikult ju maksab kinni ka suurema osa korratoidust, ta toob ka selle kohale teile, kasitoidust ka. Jah, nad oma tooteid siis annetavad meile. Meil ei ole vaja loomatoitu osta enam juba päris mitu aastat. Et sellest faasist oleme me Eestis juba läbi, kus on vaja hädasti loomadele toitu varjupaika annetada, sest muidu nad seal jäävad nälga, et seda ei ole kindlasti. Tegelikult ega siin varjupaigas on selline lugu, et ega alati ei peagi tooma siia ei raha, ei toitu, vaid loomad tahavad, et nendega tegeletakse ja või lihtsalt jalutamas käiakse. Ka sellest oleks väga suur abi. Nii et kui tahate kas või midagi teha ja teile loomad meeldivad, siis tulge varjupaika ja võtke loomad ja minge nendega kas või jalutama.